tere taas! Mul on hea meel, et oled asunud vaatama meie teist videot siin Demuffi kanalil. Ja kui sa esimest pole näinud, siis leiad selle tõenäoliselt siit alt, siit ülevalt või kuskil külgede pealt. Põhjus, miks me neid videoid teeme, on väga lihtne. Meil on nimelt tulemas lavastus YouTube ehk kuidas minust saaks YouTuber. Ja lavastaja Peep Maasik pakkus välja, et mina ja Tanel võiksime siis ka seda YouTube'i värki proovida. Nii, räägime asjast ka ja loodan, et esimene video teile meeldis. Selle tegemine oli päris omamoodi kogemus, pole ennem niimoodi kaameraga rääkinud. Ja ma pean kohe alustuseks ütlema, et selle esimese video tegemine oli üllatavalt raske ja ega praegu ka kuidagi palju lihtsam ei ole, nii et minu respekt kõigile nendele, respekt. Saite aru küll, austan kõiki neid, kes igapäevaselt seda asja teevad ja suudavad seejuures veel midagi huvitavat toota. Videost kõige rohkem õppisin oli see, et ega see ikka päris nii ei ole, et lihtsalt paned kaamera käima ja jutt iseenesest jookseb. Ja meri! Või vähemalt mitte minul. Nii et seekord ma panin osa teksti kirja, et teine asi on muidugi seotud tehnikaga. See kaamera, mida ma kasutan, ei ole minu oma, see on laenuks saadud. Ma ei tunne seda veel kuigi hästi ja üleüldse mulle meeldibki rohkem siin kaamera ees tegutseda ja mitte seal taga mingit nuppe ja asju vajutada, nii et probleemid fookuse või valgusega võivad veel mõnda aega jätkuda. Aga ega me siin videotes ainult juttu ka ja asume selle nädalase ülesande juurde. YouTuberite videod on väga tempokad ning kaadrivahetused üpris sujuvad. Minu esimene video siis ei olnud või? Mis asja ma teen praegu? Teiseks ülesandeks on sul vaja selgeks õppida YouTuberite üleminekud ehk transitions. Number 1, cover the lens. Näidisvideotest leiad nii mõndagi, millest inspiratsiooni šnittib võtta. Leia linnas, kus sa parasjagu oled, erinevad kohad, mida meile näidata ja kasuta neid üleminekuid, mis selgeks õppisid. Võid tekitada ülemineku ühest linnast teise või luua oma ülemineku. Loominguline vabadus on minu. Loomulikult on montaaž ülemineku juures väga oluline. Montaaži ma ise ei tee, tuletan meelde, selleks on meil üks teine tüüp, Kevin Kohjus, hea töö. Kuid siiski algimpulss tuleb operaatorilt ehk YouTuberilt. Nii et let's go! Vaatame Saaremaad. Võisin ka katsetada, väga välja ei tulnud, midagi näete. Proovisin natuke näidata ka Saaremaad. Loodan, et järgmised videod on paremad. Oota, mida? No kui nii, siis nii. Ei, see ei ole hea mõte. Lähme tagasi. Ei läinud paremaks. Üldse ei läinud paremaks. Tagasi. Kus välja? Üleminek! Lõhnavad kaased, kui nendesse vajutab toimuvad ja pühapäev hinges sind uskuda lased, et õnne vaid kauguses kukuvad kaod. Oh, keeruta, lennuta linalakneidu, kel silmist nii kelmikaid sädemeid. On ju tore? YouTuberi elu võib olla täiega lihtne. Well, how hard can it be? Don't say that! Sellepärast, et kui sul on vaja kuskile kiiresti jõuda, siis pole midagi lihtsamat. No näiteks, tahaks minna Toompeale. Davai! Või tahad kiiresti kuskil üles saada? Siis hüppad. Ja kui sa oled juba seda paar korda teinud, siis hakkad paratamatult mõtlema, mis ma ikka siin külmas ja märjas passin. Läheks parem kuskile soojale maale. Kaarel, sa pead lavada või? Valmis! Kusjuures Grimmi saab ka päris kiiresti peale. Võtad mõned tavalised salfrätikud, hõõrud natukene. Valmis. Ja hoidke tervist, olge mõnusad ja visake kindlasti tšiks, kling-kling ja visake subscribe!
vaadake, ja see on lavastaja Peep Maasik. Nii, ja... bla bla bla, bla bla.